Eestis on selline idee, et nagu iga linnas on oma põhimõte, et Tartu on niisugune ülikoolilinn ja Tallinn on poliitikat, majandust ja Pärnu on see suvepealinn ja Otepää on talvepealinn, aga Viljandi on just see koht, kus inimesed tulevad, kui nad peavad nagu põgenevad kuskilt. Viljandi võtab neid põgenikud sisse ja neil on nagu oma atmosfäär siin, see on nagu viimane linn, kes võtaks neid vastu. Kunagi enne sõda Viljandi linnavalitsus isegi kasutas sellist poliitikat, oli nõus andma teatud soodustusi, kui mõni kirjanik oli mõneks ajaks Viljandisse elama. Seda võiks tänapäeval kasutada edukalt, ma arvan, et see mõjuks. Eriti nemad, kes on seotud nagu pärimusmuusika, kultuuriga, muusikud, sellised boheemlased tulevad siia ausalt öeldes. See on nagu niisugune turvaline koht olla. Kui natukene anda inimeste energiat juurde mingi sündmuse jaoks, siis see tegelikult läheb käima küll päris hästi. Nagu suures külas peab olema lihtsalt eestvedajad. Ma arvan, see põhjus on sama, et miks Tallinna vanalinnas pannakse kohviku istumisalad tänavatele või tuuakse need keset sellist kõige suuremat melu ja olmet. Ja see põhjus on see, et inimene tegelikult tahab olla teiste keskel, inimene on sotsiaalne ja eriti seda melu ja sellist liikumist vajavad just väikelinnad nagu Paide, kus seda muidu on väga vähe ja inimesed pidevalt kurdavad, et ma tulin praegult läbi linna koju ja ma ei näinud mitte ühtegi inimest. Ja tegelikult me ise loodame, et kui me hoiame üleval seda kogukondlikku tegevust, see on tegelikult üks viis, kuidas uusi nii-öelda teadlikke majaomanikke siia Paidesse saada. See on juba toimunud ka. Et paljud inimeste jaoks on oluline, et elukeskkond sisaldab mitte ainult kooli, lasteaeda, töökohta, vaid on ka kohalik kogukond, kohalik elu, millega ta saab ennast kuidagi siduda. Paide keskväljak oma raekojaga, kus me täna oleme ja üle selle väljaku asuva kirikuga loob juba sellist mõnusat miljööd, et vana linn ja vanad hooned loovad sellist atmosfääri juba oma olemuselt, kus on hea olla ja kus on mõnus olla, kus on hubane, kus arhitektuur sinu ümber räägib lugusid, inimeste koos olemist, koos tegutsemist, ühisosa, et see kõik kõneleb sellest, et seda tunnet sa ja seda arhitektuuri sa kuskil pargis otseselt ei koge. Aga see oli elumaja siin ja see ei tulnud selle pealegi, et elumajas võiks hakata kooli tegema. Ja siis me leidsime metseenid, kes olid nõus selle maja ära ostma ja siis koolile tasuta rendile andma. Oleme püüdnud ka ise säilitada nii palju seda päris asja, et seda puitu nii palju kui Päästeamet lubab ja siis seda kõike nagu, et oleks päris materjalid jälle niivõrd, kui palju neid kasutada saab. Rakvere vanalinna peale mõeldes siis kirik on siin suhteliselt kesksel kohal. Üks selline töövaldkond, millega me tegeleme, on ka tööintellekti puudega inimestega, et selline väljapoole suunatud sotsiaaltöö. Luteri kiriku roll laiemalt kogukonnas ongi selline rahvakirik, et kogu rahvas, kes siin ümbruskonnas on meie inimesed, kelleni tuleb jõuda.